Tere ja ilusat nädala algust sulle. Rõõm, et sa oled siia videoni jõudnud. Jagan sulle selle algava nädala sõnumid, üldised energiat. Kui resoneerub, võta omaks, kui ei resoneeru, liigu edasi. Tõmbasin juba paar sõnumikaardikest ja üks sõnumikaart, mis ma tõmbasin, on natukene sellise kurva meeleoluga, aga tegelikult sellel on väga oluline mõte. Metafooriliselt, kui puul jääb oks haigeks, siis see kuivab ära ja kukub maha. Miks see kuivab ära? Sest puu teadlikult ei suuna sinna enam seda eluenergiat, ei suuna sinna toitu. Ta lasebki sellele ära kuivada, et see saaks maha kukkuda. Miks? Sellepärast, et kui ta püüab seda haiget osa elus hoida, siis saab mõjutatud ka terve puusüsteem ja võib terve puu lõpuks siis ära surra. Ja tegelikult, kui seda tuua nüüd meie tasandile või siis üle kanda meile, et kõik need valuosad, need negatiivsused, need raskused senikaua püsivad, kuni meie neile tähelepanu suuname. Ehk siis, kui sa kogu aeg toidad seda valukohta, seda negatiivsust, seda leina, mis iganes emotsiooni, kui sa kogu aeg seda toidad ja sinna fookus suunad, siis ta aina kasvab, eks ole, ja aina rohkem hävitab sinu enda süsteemi. Ma olen sellest samast teemast varasemates videotes ka rääkinud, võib-olla natukene teise nurga alt, aga mida rohkem sa fokusseerid oma energiat sellele mustale hundile nii-öelda, sa kindlasti oled kuulnud ka seda metafoori, et kumba hunti sa toidad, kas musta või valget, on ju. Ja kui sa kogu aeg toidad seda nii-öelda seda musta hunti, seda rohkem jõudu see must hunt saab, lõpuks ta valdab kogu sinu süsteemi ja sa oledki vallutatud sellest mustast raskest energiast. Samal ajal aga hääbuvad kõik need positiivsed omadused, sinu tugevused, kõik õnnistused, mis sul on ja mida sa ei märka. Need inimesed võib-olla, kes tegelikult sinu ümber on, et sind aidata ja sinu jaoks olemas olla ja nii edasi. Ehk siis, kui sa suunad oma fookuse oma eksi leinamisse, kaob sul võimalus näha ja kogeda armastust teistmoodi ja uue inimesega. Kui sa pidevalt suunad oma fookust vihkamisse, hääbub sul võimalus näha armastust. Kui sa pidevalt suunad oma fookust teiste aitamisse, see on ka niisugune natukene hall ala, eks ole, või siis teiste aitamine pigem selle tähenduse all, et nende eest ära tegemine ja nende ülesannete täitmine, mis on tegelikult nende omad, mis ei ole sinu omad. Et kui sa suunad fookust sinna, samal ajal hääbuvad sinu võimalused. Et kas seda tasub toita või tasub sellele ära kuivada ja lasta maha kukkuda, et sinu süsteem saaks terveks jääda, et sinu enda elujõud ei kaoks mitte kuskile. Et tasuks võib-olla mingisugune analüüs siin teha ja ülevaade, et ega sa siin algaval nädalal ei pane oma energiat kogemata valesse kohta, mis tegelikult üldises plaanis võib sinu energiasüsteemi, sinu välja, sinu füüsilist keha, sinu emotsioone, mis iganes tasandil kahjustada ja tühjaks tõmmata. Teine kaart, mis tuli mulle, on selline ilus, kindel jah. Et kui su peas praegu tekkis küsimus, et see, kui ma rääkisin, jagasin sulle lahti laskmisest siin, tekkis sul küsimus mingis osas, et kas tuleb sellest lahti lasta, siis oli siin su vastus. Seda kaarti saab tõlgendada ka nii, et ka see sama sõnum on vist lähiajal siin läbi tulnud, et midagi ellu lükata, midagi realiseerida, midagi hakata tegema, midagi hakata looma. See on sinu jah. Oled oodanud seda kinnitust, kas jah või ei, siin on sinu jah. Nii, aga ma tahan ka lemuurlaste sõnumeid meile tõmmata. Ma pole ammu lemuuria kaarte siia võtnud meil. Täna tundsin, et oleks aeg uuesti. Ja vaatame, mis nad meile siia nädala sõnumis annavad.
mida peaksime teadma, mida peaksime märkama. Nii, maatähe tšakra. Maatähe tšakra on tšakra, mis asub meil jalataldade all, meie jalataldadest umbes 20-30 sentimeetrit allpool. Tal on üsna sarnased väärtused, mis on juurtšakral ehk siis see täielik kohalolu, turvatunne. Aga juurtšakra läheb oma sisult ja olemuselt natukene veel sügavamale. See on see koht, kus sa tunned, et sa kuulud siia planeedile Maa. Paljud tähehinged tunnevad, et nad ei kuulu siia, et see on täiesti võõras, täiesti kohutav koht, aga point ongi selles, et tulla ja juurduda siia ja maatähe tšakra abil sa saad selle ühenduse ja kodutunde siin planeedile iseenda sees luua. Maatähe tšakra on ka see, kes või mis siis nii-öelda energeetiliselt suunab ja juhib sind kohtadesse, kus sa justkui nagu pead olema. Sa kindlasti oled kogenud, et kogemata sattusid kuskile sündmusele või inimese juurde või kohta, kus saab alguse sinu jaoks midagi väga positiivset või mingisugused väga olulised elulised sündmused ja sa ise mõtled, et kuidas ometi mu jalad mind sinna viisid või midagi taolist, eks ole, see on maatähe tšakra, mis sind juhatab sinna, kus sa olema pead. Ja tahtsin korraks vaadata ka raamatust järgi. Sinna maatähe tšakrasse on kogunenud tegelikult ka kollektiivne teadvus. Et kui juurtšakra on mina ise, mina olen, siis maatähe tšakra on see, kus on see kollektiivne teadvus, kuhu on kogunenud kogu universumi ja kollektiivi tarkused, koodid, kogu see vägi. Seal on need meie, sealt tuleb ka see, et kuidas näiteks kollektiiv sarnaselt käitub, eks ole, et kuidas eestlased sarnaselt käituvad, kuidas itaallased hästi sarnaselt käituvad. Et see on see kollektiivne muster, mis on meile kogunenud sinna maatähe tšakrasse. Ja kui sa ei ole korralikult juurdunud oma maatähe tšakrasse ja oma juurtšakrasse, seda raskem on minna nii-öelda ülesse poole sinna kroontšakrasse ja hingetähe tšakrasse, mis meil on siin pea kohal. Ja see maatähe tšakra aitab sul ühendada sul iseendaga, oma kõrgema minaga ja oma selle vaimuga, et sul seal toimub see täielik selline kokkutulemine. Et tasuks tähelepanu pöörata sellele rohkem, et olla iseendaga siis kohal, tasakaalus ühendusest, millest ma alati räägin, on ju, ja saada iseenda eksistentsist aru, mis aitab sind omakorda ühendada multidimensionaalsusega. Mida rohkem sa ankurdad iseennast oma kehasse, oma alumistesse tšakratesse, seda parem sul on iseendast aru saada. Seda paremini sa saad aru, miks sa hoiad sellest leinast ja valusast kohast kinni, millest ma enne rääkisin, on ju, ja seda lihtsam on sul ka lahti lasta. Sest tõenäoliselt, miks sa kinni hoiad, on see, et sa oled tekitanud selle loo ümber endale mingisuguse illusoorse muinasloo. Ja ego tasand ei tahagi lahti lasta. Ja see illusoorne muinaslugu, me loome selle alati, kui meiega midagi emotsionaalset juhtub. Ja sellepärast inimesed tunnetavadki tunnetavadki ühte sama sündmust erinevalt, sest igaüks loob endale oma loo. Vastavalt oma isiklikele vaadetele, isiklikele hinnangutele, isiklikele varasematele kogemustele, põhinedes sellele, kuidas neid on lapsena kasvatatud ja nii edasi, et sellepärast igaüks tuleb sarnasest loost hästi erinevalt välja, sarnasest sündmusest hästi erinevalt välja. Nii, aga tarokaardikesed,
mida nad meile algava nädala kohta ütlevad, mis see nädal meile võib energeetiliselt tuua kollektiivses plaanis. nii, esimene kaardikene on meil siin kohe preestrinna. Preestrinna alati ütleb mulle, et tuleb minna sügavale, tuleb minna sinna nurkadesse, kuhu sa ei ole veel vaatanud, ja maagikaart ka väga selline manifesteerimise jõukaart ja ütleks isegi, ta toob praegu hästi niisugust positiivset energiat siia. Et kui ma rääkisin siin negatiivsetest, nendest rasketest meeleoludest, eks ole, mis tuleb maha jätta, siis maagikaart toob siia seda positiivsust, et tegelikult sulle tundub, et see praegu on raske ja ületamatu, sest sa oled oma fookuse täielikult sinna sellesse negatiivsusesse, musta auku suunanud, on ju. Aga kui sa tõstad pilgu ülesse, siis see tegelikult ei ole nii hull. Sa oled enda jaoks selle palju hullemaks mõelnud. Ja maag tulebki tooma ja looma seda selgust, sest maag valdab kõiki 4 elementi ja 4 elemendi jõuga ta toob tervendust, toob selgust ja toob võidu. Et kui ma räägin siin nüüd maatähe tsakrast, siis maatähe tsakra on tugevalt maa, eks ole, maaenergia, maandus, juba üks element meis on olemas, et kogu selles raskes meeleolus hoida ennast maandatuna ja samal ajal hoida endas seda maagi vaibi, et mul on kõik olemas, et iseennast aidata, lihtsalt see on mõttejõu küsimus, on ju, et mida sa usud ja mida sa luua tahad oma sagedusse. Kõik on mõttejõu tasandil. Palju selgust tahab nädalas tulla küll sinu teele, sinu mõtetesse eelkõige, sest siin on väga palju mõõkade kaarte ja mõõgad on seotud siis mentaalse tasandiga. Et mentaalse tasandi poole pealt tahab väga palju selgust tulla, aga siin on mõõkade 10, mis sümboliseerib sama seda katkise puu energiat, et millelegi tuleb joon alla tõmmata. On mingisugune asi, mis tahab täiesti sirgjoonelist ja kindlat lõppu saada, müntide 9 ja karikate 10, et saaks tulla see sinu rahu, see sinu heaolu tunne, sinu väljapääs, et see saaks tulla. Ja see isegi siin saaks tulla päris kiiresti ja päris ootamatult, kui sa vaid oled nõus selles mõttes lahti andma, lahti ütlema, et sa ei tooda, ei anna sinna enam oma energiat. Ei anna nii-öelda seda toitu. Et lõpetad selle musta hundi toitmise. Jah, see on natukene keeruline, sest kui meie sisse on kujunenud see arvamus ja kui me juba oleme harjunud millegist kinni hoidma, siis sellest on raske lahti lasta ja tegelikult ei ole vahet, kas me hoiame kinni milleskist, mis meid kahjustab või sellest, mis meid tõstab, meil on alati raske lahti lasta. Aga liikumist ja ärkamist kogu see olukord vajab jälle, siin tulevad pisarakaardid järjest, ma mäleta üsna hiljuti tulid need jälle hästi rasked meeleolud, karikate 5, siin pildil küll ei ole näha otseselt, aga kui viia see ümber Rider-Waite'i süsteemi, siis pildi peal on ka ideaalselt näha, kuidas mees leinab ümber olevaid karikaid, aga ta ei pane tähele, et püsti olevaid karikaid on tegelikult rohkem. Ehk siis jälle seesama mõte, et sa suunad oma fookus sellele, mis on ümber kukkunud, aga sa ei märka seda, mis on alles. Ja müntide kuninganna tuleb siia seda sama maandavat energiat tooma, mida tõid meile lemuurlased siin, tuletades meelde, kui oluline sel nädalal on pöörata tähelepanu sinu maatähe tsakrale,
et sa teadvustaksid esiteks seda negatiivset mustrit, milles sa kõnnid, mis võib-olla pärineb hoopis kollektiivsest tasandist, mis ei ole sinu enda muster, aga sa lihtsalt nagu robot täidad mingisugust süsteemi. Ja et sa oleks iseendas kohas, iseendas kohal ja ühendatud oma kõrgema vaimuga või siis oma kõrgema minaga, kuidas iganes sa seda ise nimetada tahad. Võib-olla sa tahad seda nimetada jumalaks, võib-olla sa tahad nimetada seda universumiks. Et mingisugune olulisem tsükkel siin lõppeda tahab väga kiiresti ja selleks, et seda paremini näha, siia tuleb kuukaart kõige lõppu ja kõige alguses oli siin preest rinna, mis mõlemad ütlevad, et on vaja vaadata varjudesse, on vaja vaadata nurga taha. Et võib-olla sa seda päris konksu ei ole veel enda jaoks teadvustanud või enda jaoks märganud, mis sind tegelikult kinni hoiab, et natukene see nädal soosib nüüd seda energiat, et sa võtad aega ja lähed iseenda varjude sisse esmalt, et vabastada see mürgine koht, see murdunud, kuivanud oks, eks ole, mis ei ole veel päris murdunud, aga mis oleks vaja ära murda. Et sa vabastaksid selle, et sinu ülejäänud energiasüsteem ja füüsiline süsteem enam ei kahjustuks sellest, et sa loobid iseennast ära kuskile tühja auku või mõttetusse kohta, mis sulle tegelikult vastu ei anna ega ei teeni ka sinu kõrgemat eesmärki ega sinu kõrgemat hingeteed. Nii et tundub, et see fookus on vaja korralikult paika seada ja aru saada, miks sa midagi teed, miks sa kinni hoiad, miks sa kardad valu, miks sa kardad lahti laskmist, et selline sügavatesse nurkadesse minemine. Ja ma tunnen praegu peaingli kohalolu. Tuleb see Uriel meile jälle. Ta ühe korra on ka siin käinud. Võtan siit oma teised kaardid appi, mis ta tahab öelda. Ta tahab mingisugust, ma tajun, et seda kõrgemat tarkust või kõrgemat teadlikkust tuua, et valgustada sinu pimedaid nurkasid. Et ütleme niimoodi, et kui sa julged minna pimedasse nurka, siis mina aitan sulle sinna valgust heita, aga esimese sammu pead astuma sina. Et sinu eest ta midagi ära ei saa teha. Ta järgneb sulle, kui sina astud esimese sammu ja seisab väga kindlalt su selja taga. Nii, vaatame, kas ta läbi tarokaartide ka saadab meile siia sõnumit. Praegu sellele olukorrale, mis üles tuli. Palun väga. Tuleb sõnumit saatma, tuleb ärkamist ja taipamist ja teadmist saatma. Kohtutunni kaart kõlab natukene võib-olla kurjakuulutavalt, aga minu jaoks see kaart tähistabki ülimat valgustumist, täielikku sellist taipamist, ahaa-momenti, heureka, täiesti siukene, et oh my god, kuidas ma varem ei teadnud, et tegelikult on nii või tegelikult on hoopis see minu õige tee. Ehk see on selline sisemine taipamine, sisemine heureka sisemaailma kohta, mitte väline. Ja mis ta soovib, Miikael, kuigi see seostub mulle peaingel Gabrieliga ja Temperance tasakaalukaart seostub peaingel Miikaeliga. Mis ma ütlesin selle kohta? Gabriel, Miikael, jah. Et tundub, et nende kolme energiat praegu üsna usinasti ja vägevalt toimetavad. Et sellesse keerulisse olukorda, milles sa praegu oled, sulle valgust ja tuge tuua. Miikael aitab nii-öelda selle oksa läbi lõigata, mida sul enam vaja ei ole. Gabriel on ka see, kes toob kõrgemat taipamist ja nii-öelda Jumala sõnumi tooja. Uriel aitab sul sagedust tõsta, aitab sul iseendas
valgustuda, iseendast teadlikumaks saada, et sa saaksid oma positsiooni, oma väe tagasi nagu tõeline keiser, eks ole. et see siin ei tähenda, et see kaart on ainult meestele, vaid see sümboliseerib ka seda, et naised saavad olla troonil ja hästi kindlalt oma teadlikkuses iseenda valitsejad, iseenda suunajad, et sa oma väe tagasi saad sealt, kus sa oled selle ära andnud ja kus sa oled asjatult võib-olla võidelnud ja oled üritanud nagu oma positsiooni, oma väärtust tõestada, et alati ei ole mõtet tõestada. sest see on nii-öelda nagu tuuleveskitega võitlemine, põhiline, et sa enda sisemuses tead, kes sa oled ja miks sa oled. ja rohkemat ei olegi vaja teada. erakukaart siin näitab jälle seda sügavale minemist, mida ma juba siin olen korrutanud, eks ole. ja ühesõnaga sõnum juba kordub. Iseenda väärtusse tagasi saamine, tagasi kutsumine preestrinna jälle. Iseenda juhiks olemine, see energia ootab, et sa kehastaksid seda, võtaksid tagasi oma positsiooni, nagu ma ütlesin. et paraku natukene see veidikene kadunud. Jällegi see nüüd karikate 4, millest ma rääkisin enne karikate 5, aga vaata samamoodi, mees on täiesti apaatne, vaatab siin oma karikaid, aga ta ei märka, et tegelikult tal siin nina all on see oluline puuduolev karikas. ja ta on lihtsalt oma muredes, oma apaatsuses nii ükskõikne, et ta ei märka, mis tema ümber toimub. Nii et tõsta oma silmakesed sealt mustast august välja, kutsu endale peainglid appi, julge vaadata enda sisemaailma, enda nurgatagustesse, oma alateadvusesse, mis sind takistab, miks sa ei suuda lõpetada selle musta hundi toitmist, eks ole, mis on su tegelik hirm. Ja usu mind, see nädal toob sulle valgust, kui sa oled piisavalt julge, et vaadata iseenda varjude sisse. Jõudu jaksu sulle urgitsemises enda sisemaailmas, ole tubli ja tšau!